18 aprill 2024, minu kõrval on Uku Jürjental, 2014 taiboksi amatööride maailmameister. Kuidas saada maailmameistriks? Kõik need noored siin ümberringi unistavad sellest. Tuleb nokki lüüa lihtsalt. Mulle nii läks. Sul vedas? No ega seal väga palju vedamisega pistmist ei ole, et palju tööd teha. Ja otsida ikkagi alati seda lõpetust, et tuleb pikali lüüa, haiget tuleb teha vastasele. See on paratamatus. Sa oled siin täna ka sõbra pojale kaasa elamas, kes läheb oma 6. matši tegema. Ja sa andsid talle seal, ma ei saa praegu kahjuks öelda, mis nõu ta andis, aga ma vaatasin seda kõrvalt ja see oli nagu male. See oli tark nõuanne. Mis on taiboksis kõige targem nõuanne, mida võiks üldiselt noortele sportlastele anda, kui nad tahavad jõuda nii kaugele, kuhu oled jõudnud sina? No ma andsin praegu lihtsalt strateegilist nõu, mida ta võiks matšis teha. See ei ole niisugune üldteada nõuanne, aga põhiasi võiks olla alati see, et tuleb haiget teha. Leida see valupunkt on ja siis kasutada seda nagu males, et teed haiget ja siis sealt lähed edasi. Leiad selle reaktsiooni ja siis sealt juba ehitad edasi. Ainult nii. Sa üldiselt ei armasta väga palju lihtsalt saalides passimas käia ja kaasa elamas. Täna tulid miks? Ja tulingi sõbra ja toetaja poja matši vaatama. No me tegime pojaga intervjuu ka, ma küsisin, et kuule, sul on ju ikkagi suur au, meie suur Uku tuli sulle kaasa elama, et kas see pani pinget ka, ta ütles, pani küll, kui isa ütles. Ei, mul ei ole sellest midagi, ma arvan, et see on, kui see talle juurde annab ja powerit annab äkki särtsu, siis see on just äge. Kui sinul kunagi tütred ja pojad tulevad, kas taiboksi või K1 või professionaalse boksitrenn saab olema kohustus? Kindlasti mitte. Seda vaatame, mis suunas see tuleb puhu. Aitäh sulle, Uku, ma ei hoia sind rohkem kinni ja minu lugupidamine, et sa noorele mehele kaasa elama tulid.